Täna räägime sellest, kuidas suurteede ehituse objekt üldse alguse saab. Sellest räägib Maanteeameti Ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi. Mis objektil me praegu oleme? Praegu oleme Aaspere-Haljala 2+2 teelõigu ehitusel Tallinna-Narva maanteel Sauste külas. Ja kaugel on see projekt hetkel? Ütleme, me oleme praegu objekti keskel oma valmimisel. Et eelmine sügis me alustasime ja sellel sügisel peame siis lõpetama. Kuidas me eristame suuri ja väikseid projekte? Rahalises ja ajalises mahus, et väike objekt algab ju näiteks kas või augu lappimine, iga selline asi on objekt. Aga kui juba mahud ulatuvad miljonitesse eurodesse ja tuleb teha kuude kaupa tööd, siis see on suur objekt. Väga suured objektid kestavad üle aasta. Mis lahendused siin kasutusele saavad olema ja kuidas see peaks liiklust parandama? Enne ehitust oli siin selline 1+1 maantee, väga halva piki nähtavusega, kus juhtus palju möödasõiduõnnetusi, laupkokkupõrkeid, väga palju hukkunuid. Kuna liiklustihedus, sagedus on nii suur, siis teeme siia 2+2 maantee, kus siis laupkokkupõrked on välistatud. Liikleja võidab sellest veel seda, et siis on võimalus piirkiirust tõsta suvel 110-ni ja ühtegi samatasandilist mahasõitu ega ristmikku ei jää. On ehitamisel 2 vedukti ja 1 jalakäijate tunnel. Mis hetk on parim tee ehitustöödeks? Liiklejate kahjuks siis suvi. Mida kuivem ja valgem aeg, seda paremini saab teid ehitada. Et vihm ja miinuskraadid on tee-ehitaja kõige suuremad vaenlased. Tee-ehitaja ise kindlasti ei naudi seda soojust, aga paraku kvaliteetselt teid ehitada saab ainult soojaga. No, loomulikult, kui on pikk kuiv periood, siis igasugused tolmutamised ja tolmutööd hakkavad teistpidi vastu töötama. Mis juhtuks, kui ehitada teed külmal ja märjal ajal? Ütleme, ka sellel objektil ehitati alumisi kihte külmal ja märjal ajal, aga oluline on see, et liiga palju seda märga ei oleks. Märg on selline asi, mis külmal ajal läheb jäässe ja siis ta jääb siia liivpinnastesse sisse, jäätub, paisub ja pärast siis kevadel, kui üles sulab, siis kõik vajub niimoodi ebaühtlaselt kokku jälle, et ei saa tasast teed. Siin oli võimalus teha muldkeha ehitusi liivast mingis teatud ulatuses, aga kuna ikkagi talv oli mõnevõrra niiske, siis päris kogu mahtu välja ehitada ei saanud. Kui on liiv liiga niiske, siis ei ole võimalik tihendada nii hästi. Sa mainisid muldkeha. Mis asi see üldse on ja miks see vajalik on? Muldkeha on tee nii-öelda alumised kihid, mis moodustuvad sellise trapetsikujulise vormi. Muldkeha ise mullast ei tehta, tavaliselt tehakse muudest pinnastest, aga traditsiooniliselt on ta nimi jäänud muldkehaks, aga üldjuhul on seal ikkagi liivpinnased, kruuspinnased. See, miks ta oluline on see, et kogu see tee, mida me sõidame, selle koormus jaotatakse sellele muldkehale laiali ja muldkeha pealt siis ta läheb omakorda aluspinnasele. Ehk et kõik, mis üleval sõidab, selle koormus mõjutab alumisi kihte ja kui need kihid on nõrgad, siis kogu tee nii-öelda vajub ära, et ta toetab seda asfalti omakorda, et see asfalt püsiks paigal, sest et asfalt on tegelikult selline suhteliselt jäik, aga õhuke kiht. Sellisel teel nagu siin ehitatakse kvaliteetsetest materjalidest nii-öelda uus konkreetne muldkeha, aga on väga palju kruusateid, mis on tekkinud nii-öelda isetekkeliselt mingisse kohta. Kunagi on olnud mingi rada, on natuke laienenud, uut kruusa peale veetud ja seal all need pinnased on sellised, keegi ei tea, millest nad on. Küll seal on nii-öelda huumust seas või on mingid turbakihid ja siis need jällegi ei pea nendele koormustele väga hästi vastu. Ja on ka kapriissemad, et kui siin on selline suhteliselt konkreetne, hästi filtreeruv liiv, siis temast lähevad kõik need vihmaveed läbi. Aga kui on savikas või mullane materjal, siis sinna jääb vesi sisse ja siis talvel külmub ja sulab ja mängib nii-öelda. Sellest me oleme juba rääkinud, kuidas ja miks seatakse piiranguid, kuid kuidas mõjutab autojuhtide käitumine teetöid? Meil on olnud olukordi, kus tihe liiklus nii-öelda takistab, see on väga selge. Aga näiteks siin objektil me oleme seda ennetanud sellega, et kasutame reguleerijaid selleks, et konkreetsetel ajahetkedel liiklus seisata, kuna materjalide paigaldamine käib otse liikluse kõrval, siis ei ole lihtsalt muud varianti. Aga liiklejatelt tagasiside tavaliselt on igasugustele takistustele ju negatiivne. Õnneks siin konkreetselt ei ole erilisi probleeme olnud. Aga on varasematest teetöödest mingisuguseid
erilisi juhtumeid olnud? Liiklejaid häirib kõige rohkem selline hommikune ja õhtune tipptund, kus siis hommikul kiirustatakse tööle ja kui juhtub, et on mingil põhjusel vaja üks sõidusuund korraga läbi lasta ja teine sulgeda, siis on negatiivne tagasiside kiire tulema. Õnneks nad pärast on suhteliselt rõõmsad jälle, kui tee on korras ja parem kui enne. Kas on täitsa kahjustusi tekkinud ka sellest, et ei ole piirangutest kinni peetud? Igal hooajal on mõned sellised, kes siis enda liigse kiirustamise tõttu on oma auto ära määrinud, kas siis pigi või tsemendiga ja siis hiljem püüdnud seda kuidagi ehitaja kraesse väänata, et palun kompenseerige. Et see kiiruspiirang on alati ikkagi mingi eesmärgiga. Üks eesmärk on teetööde kvaliteet, teine on siis inimese enda vara heaolu ja ka elu ja tervis. On sul mõni soovitus, et motiveerida autojuhte piirangutest kinni pidama? Üks asi on ennast teetööliseks mõelda, kes siis seal selle tiheda liikluse kõrval oma tööd teeb, et kas see autojuht ise tahaks olla sellises keskkonnas, kus temast meeter või 2 kaugemal sõidab keegi 90-ga läbi, nii et juuksed lendavad, eks. Et see on üks põhiline, mõelda ennast selle tee-ehitaja rolli, et ka tema on inimene ja tema peab õhtul koju jõudma ja tal on lähedased, kes siis teda ootavad seal kodus. Ja teine aspekt on veel see, et kui liiklejad peavad kinni paigaldatud liikluskorraldusvahenditest, siis saavad ka teetööd eeldatavalt kiiremini ja varem valmis. Teetööd ei mõjuta ainult liiklejaid ja ehitajad, et kuidas te olete suutnud vältida kohalike pahameelt? Kohalikega on hakatud selle objekti raames suhtlema juba 12 aastat tagasi. 2008 oli esimene eelprojekti ettevalmistamine, mis siis 2009 lõppes. Juba siis oli väga palju avalikke koosolekuid, kus siis selle piirkonna rahvas väga aktiivselt osa võttis. Siis oli mõnda aega oli vaikus, objekt ei olnud eelarves. Nüüd hiljuti 2015 äkki 16 tuli see objekt uuesti päevakorda. Siis me alustasime kohe uuesti inimeste kurssi viimist. Et näete, vana projekt on siin selline, nüüd läheme edasi järgmisesse etappi, teeme põhjalikuma projekti. Need muudatused, tegime avalikke koosolekuid, saime projekti valmis, tutvustasime uuesti ja siis nüüd ehitusloa andmisel tutvustasime uuesti, et näete selline projekt ja nüüd päriselt hakkamegi ehitama. Ehk et ma arvan, et iga inimene siin piirkonnas on vähemalt 2 koosolekul osalenud ja ta on selle objekti saamislooga väga hästi kursis. Selge, et osadel inimestel on nüüd pikem tee koju tööle, aga samas nad ikkagi hindavad seda ohutust, mis saavutatakse. Kui projekt valmis saab, siis on algusest möödunud 13 aastat. Täpselt. Jõudu siis viimasel jupil. Tänud!